Täna kell 1 pidi algama koalitsiooni nõukogu, kus alles hakatakse arutama, milline on praeguse valitsuse edasine saatus. 10 minutit enne saabus aga ajakirjanike ette Lauri Läänemets, kes teatas, et kõik on juba ammu ära otsustatud. Ma 2 sõna ütlen ka enne, kui ma sinna sisse lähen, et ma tean, mis meile öeldakse, meid saadetakse minema. Selle otsuse Reformierakond hommiku, Kristen Michal andis teada, ega Reformierakonnas on selgunud, et väga paljud neid otsuste tegemise juures ei ole. Praegu teeme selle näitemängu ära teie jaoks, et meile nüüd toimuvad läbirääkimised, et ma siis teen selle viisakalt ära. Tegemist oli ilmselt ajaloo kõige kiirema koalitsiooni nõukoguga, sest juba loetud minutid hiljem oli Läänemets uksest taas väljas ning teatas võidukalt tehtud. Peaministri sõnad olid, et liiga palju Reformierakond Eesti 200 pidid tegelema vasakpoolse poliitikaga, see on tunnustus sotsiaaldemokraatidele, ma tänan neid selle eest, ja teine põhjus on see, et Reformierakonna reiting on liiga madal ja nad peavad midagi tegema, see oli ainuke plaan Eesti ja siis valitsuse jaoks Kristen Michalil, mis ta suutis välja mõelda. Nad asetasid ennast ju oma sõnumites juba ammu valitsusest väljapoole, see tegelikult on isegi ka varasemas valitsuses nii olnud, et nad on ikkagi retoorikas paljudes küsimustes ütleme valitsusega justkui vastakuti. Poliitikas me lähme liiga laiali, et inimesed enam ju lõpuks tülli ei läinud, aga poliitilised jooned, see valitsus ei saa töötada nagu Terviseameti külmladu, et üks jahutab ja teine kütab, see ei töötanud. Tegemist on juba teise Reformierakonna valitsusega, mis pärast viimaseid valimisi laiali läks. Tõsi, eelmine kord oli põhjuseks peaministri uus amet, mitte pauguga üle keenud emotsioonid. Omavaheline hõõrdumine on käinud alates sellest hetkest, kui koalitsioon moodustati. Vahepeal saadi sõpradeks, kuid õli valas uuesti tulle värske riigisekretäri Keit Kasemetsa ametisse nimetamine. Ka tänase otsuse langetasid Läänemetsa sõnul 2 parimat sõpra, Michal ja Kasemets. Võib-olla ei ole hea, et riigisekretär lihtsalt ma ei tea, et otsustada, kes koalitsioonis on, kes mitte, kõik muud küsimused, et tegelikult riigisekretär peaks olema neutraalne, sest tavaliselt tekivad lihtsalt valitsuses pinged nagu selle koha pealt, aga ma usun, et nad esialgu on neil väga tore pidu ja pilerkaar. See on üks tore müüt, et see otsus tehti Reformierakonna juhatuse ja fraktsiooniga koos täna hommikul lõplikult, eks need konsultatsioone erakonna sees oli kõvasti, riigisekretär Reformierakonda ei kuulu. Te ei näe sedel kriitikal alust siis, et Keit Kasemets tõmbab kuskilt praegu niite? Riigisekretär muidugi peakski erinevaid niite tõmbama, aga poliitika tegemine siiski on peaministri töö. Senine poliitabielu lahutatakse ning Reformierakond läheb käsikäes edasi Eesti 200-ga. Endine Eesti 200 esimees, välisminister Margus Tsahkna, on uue algusega igati rahul, sest tema sõnul lõid paadi kõikuma sotsid ise ning üritasid hoopis Eesti 200 korduvalt valitsusest välja süüa. Uue koalitsiooni ülekaal opositsiooni ees on nüüd aga ainult 52 häält. See, et poliitikas teineteist üritatakse kuidagi üle mängida, see on kõik tavaline, selle peale ei saa vihastada. Aga kui mina ka valitsuse liikmena, Eesti 200 valitsuse liikmena, peavad selgitama, et miks me enam otsuseid ei langeta, miks me ei võta vastu energiapaketti, miks me ei võta vastu tööturumeetmeid, miks me ei võta vastu investeeringute meetmeid ja nii edasi, siis ausalt öeldes, kui selle põhjuseks on mingid poliitmängud, siis need tuleb ära lõpetada ja seda me täna tegimegi.